Tere! Ja, tervist! Nii, alustame siis Maali osakonna tutvustamisega. Tere kõigile, kes on nüüd selleks õigeks hetkeks siia kohale jõudnud ja kes ka meiega hiljem ühinevad. Minu nimi on Margus Meinart, mina olen teiega nüüd vestlevad ja teie küsimustele vastavad ja osakonna tutvustavad veel Pille Johanson ja Heli Tuksam restaureerimise poole pealt ja Pille on siis osakonna juhataja abi, me siis kahekesi püüame vastata siis kõikidele võimalikele muudele küsimustele. Ja mul on ette valmistatud üks niisugune PowerPointi slaidide seeria, mis siis toetavad seda osakonna tutvustavat juttu ja ühtlasi juhivad mind ka sellel teel, et ma panen selle kohe käima ja mul on hea, kui ma saaks teie käest kinnituse, et ma seda ikkagi ilusasti teiega jagan, et te seda näete. Kohe ma saan tavast ülesse. Nii, üks sekund. Nii, vaatame, kas tuli. Mina näen sinu pilti. Ahah. Nii. On olemas, jah? Jah. Nii. Et ma ise praegu teda millegipärast ei näe jälle. Ma kohe proovin uuesti. No. Margus, jaga desktopi. Jah. Nii. On nähtav. On nähtav, jah. Ma korraks teen ta väiksemaks, ma kohe lähen. Nii. Ma ise praegu teda ikkagi millegipärast oma ekraanil ei näe. Aga nüüd nii, mis te ekraanil praegu näete, kui küsida tohib, et on siin maal ja restaureerimine esimene slaid? Jah. Jah. Hea küll. No siin on nüüd siis kirjas tegelikult koduleheküljelt võetud tekst, mida igaüks võib vaadata ka uuesti üle, aga ma panin selle siia sellepärast, et siin on üsna selgelt öeldud, et Maali osakond koosneb kahest suunast. Et üks on siis maalimise suund ja teine on restaureerimise suund. Ja Maali suunal on nüüd niimoodi, et Maali suund koosneb sellisest puhtast, kuidas öelda, näitusekunstist, tahvelmaalist ja selle alla siis lisandub ka selline disainilikum pool, need on siis maalingud. Ja restaureerimise õppekaval, millest Heli, ma loodan, räägib ühel hetkel lähemalt, on siis maalingute restaureerimine ja lisaks veel muid
detailsemaid asju, mille siis ma jätan Heli tutvustada. Aga nüüd kõige olulisem on see, et kui te tulete maaliosakonda sisse astuma, et siis te teete endale kohe selgeks, kas teist peaks saama tulevikus maalikunstnik või on siis teie soov tegeleda maalingute restaureerimisega. Kohe kiiresti öeldes lisan seda, et esimesel 2 aastal õppekavad suurel määral kattuvad ja läbitakse enam-vähem ühed samad ained väikeste erinevustega ja alates siis 3. kursuse algusest on selge selline suunavaliku ainete erinevus. Nii et jätke meelde, et kui te maaliosakonda astute, et siis kumb on see teie valitud osakond, et selle te peate seal kohe ära märkima. Nii, lähme siit järgmise slaidi juurde. Kas tuli järgmine slaid koopiamaal? Nüüd on siin niimoodi, et need slaidid on mul tehtud selle mõttega, et nad tutvustavad maaliosakonda tervikuna. Et mul ei ole löödud praegu siin slaidide kaupa lahti erinevate osakondades õpitavad asjad. Neid, millised erialad, millise osakonna õpilasi puudutavad, neid te saate teada selle praeguse tunni jooksul. Aga lihtsalt nüüd tutvustamiseks, et siia esimesse slaidi sattus praegu see koopiamaal. See ei ole mitte selles mõttes siin nüüd esimene, et see oleks meil kõige tähtsam asi, mida me osakonnas teeme, aga see on üks osa sellest. Ja seda siis koopiamaali tegemise mõte oleks siis praegult meil see, et seda on vaja nagu läbimaalimiseks, alustamiseks, arusaamiseks sellest, mis see maalimine on olnud. Ja, hallo, kuidas? Aha. Et see on kasulik lihtsalt läbi teha, saada aru, kuidas need vanemad meistrid on oma maale üles ehitanud, kuidas ta on komponeerinud, kuidas on teatud toonid välja segatud. See toetab nii maaliosakonna poolt kui ka maalingute restaureerimise poolt väga hästi. Nii et näiteks me tegeleme koopiamaaliga. Järgmises slaidis on siin muidugi maaliosakond ja ka restaureerimine, mõlemad puudutab maalimine päris palju. Maaliosakonna koha pealt läheb see edasi ka 2 järgneval aastal, kus on ta selline domineeriv aine ja restauraatorid maalivad ka päris palju. Muidugi tuleb öelda, et tegelikult terves koolis on üldainena maalimine ka kõikides osakondades, kõikidele üliõpilastele. Maalitunde on meil väga palju. Maalimine seostub ka tegelikult suurema jao praktikatega. Kooli tutvustamise osas võikski öelda, et kui tähele panna, siis kool annab bakalaureuse kraadi, aga samas ei ole ta mitte 3-aastane, vaid 4-aastane. Ja selle 4. aasta selles koolis tegelikult tekitab praktiliselt seesama praktika osa. Nii et praktika osa annab kokku meil 50 EAP-d, mis tähendab tegelikult seda, et üliõpilane, kui ta koolis õpib, 1 aasta jooksul ta kogub 60 EAP-d. Nii et kui praktika osa on 50 EAP-d, siis see tähendab seda, et sealt enam-vähem tuleb ka see lisa-aasta. Nii et võib-olla siis, kuidas öelda, reklaamiks või sisuseletuseks võibki öelda, et Pallase maaliosakond on selline, kus te saate väga palju ise praktiliselt teha asju. Et on muidugi teooriaained, aga praktika on ikkagi selline, kuidas öelda, domineeriv. Ja mõnes mõttes on see ka loomulik ja loogiline, et maalimise koha pealt võin julgelt öelda, et maalimine ongi väga praktiline töö ja loomulikult ka restaureerimine. Siin järgmise slaidi peal on juttu
või on märksõnaks mosaiik. Nüüd mosaiik seostub meil ka mõlema õppekava üliõpilastega ja siin järgmise slaidi peal on Sgraffito ja Fresco. Need kaks slaidi mõlemad näitavad, mida osakondades veel läbitakse, et me teeme tutvust mosaiigiga, me teeme tutvust Sgraffito ja Frescoga ja siia lisandub veel ka näiteks vitraaž. Need tehnikad kõik toetavad tegelikult, kuidas öelda, ajaloolist maali arengut ja need annavad ühtlasi ka võimaluse üliõpilastele hiljem toimetada eri tehnikates, et nad on vähemalt kokkupuute saanud nendes tehnikates, nad tunnevad, teavad, kuidas neid asju teostatakse, millised võimalused, millised tingimused on vajalikud, millised materjalid ja nii et vitraaž, Sgraffito, Fresco, mosaiik, need saate te kõik läbi proovida ja teha, kui te meie osakonda õppima tulete. Siis seinamaalingud. No need on nüüd see osa, mis siis seostub mõnes mõttes mõlema erialaga, aga antud juhul see siis rohkem maaliosakonna üliõpilastega ja need on siis sellised, ütleme, disainisuuna osad õppekavast, kus siis üliõpilased ise valmistavad ette disaini, millises mahus, millise kujundusega seinamaal teostatakse. Need tavaliselt on siis tõesti praktilised tööd, mis viiakse ka ellu. Teooriaainetes valmistatakse ette, tehakse kavandeid, valitakse materjalid ja siis teostatakse suuremaid asju üheskoos kamba peale. Siin paremat kätt on üks pilt. Neid seinamaalinguid võib ka Tartus praegugi näha, üks nendest on Tähe tänaval kohe siin kunstikooli juures ja teine on Tartus hotell Londoni vastas Karuplatsil, ta jääb võib-olla natuke nurga taha, aga ta on seal täitsa leitav. See on nüüd koostööprojektina tehtud seinamaaling. Need on nüüd välitingimustes tehtud asjad, aga seinamaalinguid tehakse ka siseruumides. Siin on veel paar näidet üliõpilaste tehtud seinamaalingutest. Siin see väiksem pilt paremal pool on Akadeemia tänava lasteaia seina peal, see on kohe lihtsalt leitav ja hästi nähtav. Nii. Siis nagu juttu on olnud, maaliosakond, aga üks pool on sellest siis restaureerimine, konserveerimine. Siin on näha paar pilti osakonnas toimuvast, tehtavatest töödest, õpetatavatest asjadest, nii siis seinamaalingu kallal, uuringud mõisades kui ka siis maali restaureerimine. Ja ma loodan, et Heli räägib sellest lähemalt pärast, et me siin nende slaididega võime sõita edasi-tagasi ja juttu natuke juurde rääkida ja laiendada teemasid. Et praegu see minu slaidi show on siin kiire tutvustus ja ülevaade. Muidugi on kõikide muude ainete sees, mida siis pärast Pille tutvustab lähemalt, kui palju meil erinevaid aineid on siin näiteks joonistamine, loomulikult maalimine, siis on meil suvepraktikad, kus seda nii restaureerimise poole pealt, maali poole pealt ja siia slaidile on sattunud ka üks pilt meie kooli, kuidas öelda, ühiselust, ühisruumist, igapäevasest sellisest kooli
elust, mida nüüd küll viimase aasta pooleteise jooksul on siin ligadi-logadi olnud selle viiruse tõttu, aga lühitutvustuseks võiks öelda, et meil on olemas selline tore ühisruum, antud juhul on siin, kui ma ei eksi, üks selline ilus pannkoogi söömine, ühine ettevõtmine. See on mõtete vahetamiseks ja koosviibimiseks, üksteisega tutvumiseks. Nii et selline ühiselu osa on koolis väga oluline, tähtis. Seda ühiselu toimub nii tavaliste õppenädalate raamides kui ka siis tõesti suvel üheskoos välja sõites, ööbides kuskil ühiseid maalimotiive leides, midagi restaureerides. Siin on paar pilti lihtsalt tutvustamiseks, kuidas näevad praegu välja meie maaliosakonna ruumid. Antud juhul on siin tegemist, ma ei eksi, joonistustunniga, aga selliseid ruume on 3-4 tükki, kus käib maalimine ja joonistamine. Nii et niisugune on see sisevaade lahtiste uste päevadel, kus paraku uksed hetkel on kinni ja saategi seda kooli näha ainult fotode kaudu. Ja siin muidugi siis on lõpetajate näitused, on vilistlaste näitused, näituste märksõna taha võib lisada seda, et kunstikoolil on oma galerii Pallas, mis asub Tartus Riiamäel ja kus üliõpilased saavad oma näituseid läbi viia ja kus enamasti on ka lõputööd välja pandud ja tulevad nad sinna ka see aasta. Näituste kohta võiks lihtsalt nii palju veel siin kiirkorras ka lisada, et näitusi teevad üliõpilased juba kooli ajal. Ja me igati soodustame näitustest osavõtmist, noore kunstioksjonilt osavõtmist. Nii et näituse tegevus algab tõesti juba kooli ajal. Nüüd järgnevad slaidid on tekstilised ja need seostuvad nüüd väga konkreetselt siis sisseastumise ja eksamitega. Praeguse seisus on siis asi niimoodi, et eksamid toimuvad, nagu see viimane suur osa ka kooliajast on olnud virtuaalselt ja eksami täpsemad infot te leiate kooli koduleheküljelt. Nii et seda ma siin hetkel niimoodi tutvustama ei hakka, aga ma võtan välja siit eraldi meie maaliosakonda sisseastumise eksami teemad ja nagu siin on näha, koosneb see tegelikult nagu 4 osast. Et esimene on portree joonistamine, teine eksam ülesanne on natüürmort, mida me siis palume teil maalida ja siis 3. ülesanne on, et te koostaksite oma tehtud töödest ühe portfoolio. Ja nende 3 eksami sooritamisel, portfoolio meile üleslaadimisel teeme siis meie ühe sellise nimekirja, paneme teid, kuidas öelda siis, tugevuse järjekorda ja selle järjekorra alusel me kutsume teid siis vestlusse, mis on siis niinimetatud motivatsioonieksam. Ka see toimub elektrooniliselt ja siin need kuupäevad ja kõik muud täpsustused saate siis hiljem üle vaadata. Nüüd natukene lähemalt paar sõna näiteks joonistuseksamist, portreest. See on nüüd selline eksam, kus meie saadame teile ühe foto ja portree foto ja siis palume selle põhjal teil teha portree joonistus. Nüüd siin on suuruseks antud A3, ma loodan, et te teate, mis on A2, mis on A3, aga
seda saame veel täpsustada hiljem seda, kui kellelgi on selle kohta küsimust. Aga lihtsalt joonistuseksami sisu seletuseks ma ütleks niimoodi, et siin on antud nüüd võimalus teil valida, millega te teete, kui suur see võiks olla ja mis see fotoaparaat siin tähendab, on see, et me tahame, et te sellega üles pildistaksite, üles laeksite ja meie soov on, et see foto oleks võimalikult selge, valge ja tahaks väga, et te lõikaksite ta nii-öelda õigesse suurusesse, et ei jääks seda üleliigset tausta sinna foto taha. Nii, siin on paar näidet, ma panin siia välja lihtsalt, kuidas võiks välja näha need portreejoonistused. Need on internetist võetud, need ei ole nüüd meie kooli tööd, aga lõppude lõpuks on see, kui hästi te teete, mis stiilis te neid joonistusi teete, teie võimekuse näitaja teisipidi, tehnika ja stiil on teie enda valida, me täpselt seda peale ei suru ega ei näita, et nüüd tuleb just nii teha, et te saate ise valida. Siin lihtsalt paar näidet on toodud, kuidas on, ütleme, see joonistus võiks välja näha söega, kuidas ta võiks välja näha siin grafiidipliiatsiga tehtuna. Siin on natukene karikeeritud variant, siin on sellist ettevalmistavat joonistust all, enne kui võtaks niisuguse portreeni. Nii et siin üks teine lehekülg veel. Ma eeldan, et nüüd päris sellist joonistust te meile ei saada ja võib-olla ta võiks olla ka natuke rohkem viimistletud kui antud pilt siin. Kas ta jääb nüüd sellise viimistlusastme juurde, sellise juurde, et see on nüüd tõesti teie valida. Ma loodan, slaidid on ikka ilusasti näha. Kas keegi kinnitab üle? On ilusti. Ja. Nii, vaatame edasi. Nüüd on teine ülesanne on siis maalieksam, mis on siis natüürmordi maalimine ja meie laeme üles, saadame teile võib-olla paar fotot meie üles seatud natüürmortidest, et tekiks teil ettekujutus, kuidas üks natüürmort võiks välja näha. Umbkaudu te ei pea tegema üldse mitte meie foto järgi seda natüürmorti. Minu meelest te võiksite ka ise natüürmordi üles seada ja siis selle järgi siis ise saate endale kompositsiooni kujundada, kui palju te sinna esemeid üles panete, millised värvid te võtate. Nii et see on suuresti teie vaba valik ja siin on näha ka, et te võite selle töö teostada akvarelli, tempera, õlivärviga, kui teil käepärast on, et kasutage siis seda materjali, mida te võib-olla kõige paremini valdate või tunnete või mis on siis teil kõige käepärasemalt saadaval. Ja samamoodi siis tuleb see üles pildistada, üles laadida ja olge hääd, siis jälgige, et sinna ei satuks sellist üleliigset taustamüra selle pildi kõrvale. Ja siin on jällegi lihtsalt mõned näited mul toodud natüürmortidest, mis on siis erinevatest tehnikatest tehtud. Siin on näiteks üks pilt lihtsalt siis, kuidas on üles seatud üks mort, üks natüürmort. Ja lähenemised on siin jällegi erinevad, nii et ma arvan, et tehke oma võimete kohaselt, oma parima äranägemise järgi ja soovitus on, et ärge minge muidugi liiga keeruliseks. Et hoidke asjad pigem lihtsad, võib-olla kui te üles seate omale natüürmordi, ärge pange sinna liiga palju asju ja katsuge, et te hõlmate siis seda teemat. Võib-olla oluliseks soovituseks võib ka kohe öelda, et pange tähele valgust, varju, et see oleks nagu selge, et teil oleks lihtsam teha
mina soovitaks teha päevavalgel, aga noh, kuidas need ajad ja asjad täpselt teil kujunevad, eks te siis peate mõtlema selle peale. Toon siin veel paar näidet. Siin on üks üles seatud natüürmort ja siin on siis tehtud. No siin on jälle, ütleme, see viimistluse tase on küllalt erinev, aga eks te siis teete nii, nagu teie võimekus, kas siis varasemad õpingud või ilma varasemate õpinguteta teil võimaldavad läbi viia selle natüürmordi maalimist. Ja noh, siin on siis see kolmas osa portfoolio, mis on siis üks fotode mapp tegelikult teie varasematest töödest. Ja siin pange tähele, siin on niisugune punane osa, et me ei tahaks, et seal oleks üle 15 pildi. Vähem võib olla, ärge vast rohkem pange. Ja jällegi vaba valik, kuidas te seda koostate, mis te sinna panete, mis te ise arvate, et on iseloomustavad teid kõige paremini. Et jah, et siin alumises tekstis on ka mainitud seda, et me ei eelda, et te teete suurepärast valmis kunstitoodangut, sest et noh, te tulete ju seda alles õppima. Nii et ongi mõte ongi selles, et olge julged, pange võib-olla erinevaid asju, mis te olete varem teinud, mis te ise ka võib-olla mõnikord mõtlete, et seda ma küll ei pane, et see on ebaõnnestused, aga noh, ma ei tea, võib-olla meie näeme sealt hoopis midagi, mis räägib teie kohta mõndagi olulist. Nii et olge julged ja pange need portfooliod kokku soovitavalt, tehke seda võib-olla juba, hakake sellega juba tegelema. Et see on olemas teil ja siis, kui teil tekib aega selleks portree tegemiseks ja natüürmordi maalimiseks, et siis võib-olla te enam ei pea selle portfoolio peale aega raiskama, jääb rohkem aega nende kahe teise töö tegemiseks. Nii, mis mul siin siis veel oli? Aha, no motivatsioonieksam. Ehk see on siis see, et nüüd kes jõuavad nende 3 eksami tulemusena siis motivatsioonieksamile, me kutsume sinna hea hulga inimesi, kellega me siis vestleme, kelle põhjal me siis peame välja valima. Minu meelest oli see praegu 12 inimest, keda siis maaliosakond vastu võtab. Ja motivatsioonieksamil tõepoolest me tahaks ilmselt teada, et kes te olete, ehk me siis paluks teile ennast tutvustada, rääkida sellest, mida te olete varem teinud, mis teid huvitab, miks te tahate õppima tulla ja vaatame siis, millised muud küsimused selle vestluse käigus meil tekivad. Mõte on ju, et me saaksime teist mingisuguse mulje selle kahjuks virtuaalse ja küllalt lühikese vestluse käigus. Et kui te soovite, te võite ka varem välja mõelda, mida te tahate tingimata rõhutada ja rääkida selle vestluse käigus. Ja siin selle viimase slaidi peal on praegu näha siis veel kord mõningad kuupäevad, mis on kõik teil võimalik veel kord üle vaadata kodulehelt ja saisist. Ja ma arvan, et saate nende asjadega seal päris hästi hakkama. Kõige viimasena ma praegu ütleksin veel, et kui te panete tähele, siin all on 18. mail, siin on hea jupp aega, me teeme ühe sellise tunniajase Teamsi infotunni, kus me veel kord siis anname nõu selle portree joonistamise ja natüürmordi maalimise osas. Et võib-olla natuke siis täpsemalt, kui siin täna sai räägitud. Ja portfooliost ilmselt mõne sõna siis ka veel räägime. Nii et praegu on see minu poolt hetkel kõik. Ma kindlasti lisan siia võib-olla veel vahele, aga ma ei tea, ma hea meelega võib-olla annaks siis sõna praegu Pillele, kes võib-olla siis näitab natukene selle õppekava osa ja millised on
meie õppeained lisaks sellele, mis nüüd siin minul mainitud said. Pille, me ei kuule sind praegu. Nüüd olen kuulda. Väga hea. Nii, no tere siis minu poolt ka. Ma näitan teile korraks siis, mis on õppekava, milline näeb välja teil tegelikult ja milline on tunniplaan lihtsalt nagu, kuna Margus rääkis nii-öelda juba kõik sellise ilusa maalimise jutu ära siin ja Heli tõenäoliselt siis jätkab pärast mind kohe võib-olla restaureerimispoole tutvustamisega põgusalt, siis ma näitan teile lihtsalt kahte tabelit nii-öelda. Ja esimene nendest peaks olema nüüd teie ees. Kas see on ka nähtav? Mina näen. Nii, väga hea. Nii, no, siin on tegelikult lihtsalt aastate kaupa, siis meil on, kuna me õpime siin 4 aastat koos teiega, iga aasta õpetavad meid uued üliõpilased jälle, kuidas elu meil siin kõige paremini võiks käia ja me teeme ka selle tõttu kogu aeg õppekavas muudatusi, aga see, mis siis järgmine aasta ootab esimest kursust ees, on praegu teie ees. Ja halliga on mul märgitud kõik üldained siin, mis on teil näha nagu kunsti ajalugu, mitut sorti vormis joonistamine, üldkompositsioon, värvusõpetus, kultuur. Disain on mul märgitud sinisega ja restaureerimine rohelisega, nii et nende alused saate kohe teada. Ja mis siis meie osakonna erialaained on kollased. Et siin on siis materjalõpetus, jälle kompositsiooni, stuudiomaali, esitlustehnikaid, monumentaaltehnikaid, esimene aasta õpitegi mosaiiki kohe valmistama. Ja fotograafiast, pisut ka arvutigraafikast saate kohe esimesel aastal õpetust, eesti keelt. Osad tulevased õpilased on meil ka muukeelsed olnud, põhimõtteliselt nende eesti keele tase peaks siis olema B1, et aru saada teooriaainetest ja teistega suuta koos suhelda ühtsel nii-öelda keelelisel baasil, kuigi meil tavapärane on ka see, et me läheme kohe kõik üle inglise keelele, kui keegi räägib mingis muus keeles, nii et erialast inglise keelt õpitad ega kõik. Nii, kunsti ajalugu ja need on siis nii sügisesed kui kevadised ained kõik koos, mis siin teil näha on praegu. Skulptuuri on läbi terve aasta, arvutigraafikat tuleb juurde kevadel, keelt õpime juurde, interiööri õpite dekoreerima ja maalipraktika suvel ja veel kord esitlustehnikaid. Need on erinevad viisid siis, kuidas oma töid presenteerida teistele meeldivas vormis. Nii, näitan kiirelt ära ka, mis siis teisel ja 3. ja 4. õppeaastal nagu erinevust on. Erinevus ongi see, et need värvid lähevad mitmekesisemaks, et konserveerimine ja kunstisuund lähevad rohkem lahku oma vahel ja erialaaineid siis puistatakse sinna vahele ka peoga. Et nagu te näete, ongi siin kunstisuunal rohkem võib-olla siis interiööri ja keskkonnaga ja sinna kunsti sobitamisega seoseid. Restaureerijad õpivad siis juba konserveerimist, dokumenteerimist, interiööri ajalugu. Üldainetena tuleb siin filosoofia veel juurde ja loomulikult siis kõik joonistamine ja maal jätkub tavapärases mitmekesises vormis, küll stuudiomaalina ja küll ka praktikatena. Selline aine nagu praktika töökeskkonnas hõlmab mõlemat suunda, nii kunsti kui restaureerimissuunda, siis vastavalt siis kas minnakse tegema mõnda kunstiprojekti või siis minnakse kuhugi objektile, mida kus saab õppida konserveerimist, restaureerimist. Nii 3. kursus sisaldab siis veel lisaks tavalisele stuudiomaalile temperakoopiat ja õlimaalikoopiat. Nii et saate kätt proovida ikoonimaalis ja teha siis ühe korraliku koopia.
kunst ja ruum, mis jällegi on seinamaalingute tegemise aine, restaureerimispraktikad ja seinaviimistlusuuringud, siin lisanduvad siis restaureerijatele. Portfooliot õpite tegema ja 4. aasta põhimõtteliselt juba ongi lõputöö tegemise aasta. Sügisel on veel mõningad õppeained, aga kevadine semester siis läheb ainult lõputöö ettevalmistamisele. Nii et see on siis tegelikult, ma võtan selle siit maa ja jagan äkki teile veel korraks. Ma pean vist ennem. Praegu te näete mind. Just. Nii, okei. Ma panen teise asja veel korraks, siis see on tunniplaan. Lihtsalt, et te näete korraks ka seda, milline näeb välja üks tunniplaan. Ja võib-olla Margus ei öelnud seda ka, et meie semestrid on jagatud perioodideks. On 3 perioodi, mille vahele mahub 2 tsükli õppenädalat, mis reeglina pühendatakse siis näiteks ühe õppeaine süvitsi uurimisele. Võib sõita näiteks kuhugi objektile ja teha seal nädal aega mingisuguseid uuringuid restaureerijatel, siis on selline võimalus. Või siis teha mingi suurem seinamaaling juba ette kokku lepitud seinale. Nii et me näeme siin 3 perioodi, mis on reeglina sarnase sisuga ja siis nende vahel olevad tsüklid, mis siis on nagu ühele eri õppeainele pühendatud. Siin näiteks esimene kursus siis 1 tsükli õppenädala pühendab mosaiigi tegemisele. Ja 3. kursus näiteks 2 tsükli õppenädala teevad ikoonimaali. Nii et selline jaotus siis tööplaanis. Aga see ongi vist numbritest ja sellistest tahvlitest ja tabelitest, ma arvan, kõik, mis hetkel oleks vaja sisseastujale ülevaateks saada. Äkki võib-olla Heli räägib siis pisut restaureerimissuuna eripäradest. Kohe lõpetan. Tere, mina siin ka olen. Jagamisel. Mina teile pilti ei näita praegu, sest Margus näitas päris toredasti seal neid pilte juba ka, aga tahan öelda kohe seda näiteks, et need toredad monumentaalkunstitehnikad kõik on ka selle mõttega, et need toetaksid meie konserveerimisõpet ja kui te võib-olla olete pannud tähele, siis me natukene rõhutame seda, et me esmalt nagu õpetame seinamaalingute konserveerimist. Siin tuli mulle vahepeal küsimus ka selle kohta tõesti, et kas me tegeleme nagu päris kunstiteostega ja ilmselt siin on mõeldud peamiselt tahvelmaali. Ühe slaidi peal oli näha seal ikooni konserveerimist ja meil sellised natukene nagu erandlikud kursused, mis toetavad tahvelmaali konserveerimist toimuvad. Aga see on nagu väiksema mahuline. Ka sel aastal me läheme näiteks appi Narva, kus siis teostatakse esmane konserveerimine ikoonidele, mis said kahjustatud Narva-Jõesuu kiriku tulekahjus. Nii et selliseid aktsioonid meil toimuvad ja võib-olla veel üks asi, mida ma tahan nimetada, et me alati püüame ka tulla vastu õpilaste soovidele nii palju, kui siis meie õppekava seda võimaldab. Aga millest ma alustasin on see, et kõige enam me tõesti töötame seinamaalingutega ja see tähendab, et me töötame ajaloolistes ruumides, mis on ka päris, nii et objektid on kõik nagu reaalsed. Meie praktikad toimuvad reaalsetes keskkondades, kas siis linnahäärberites või siis maamõisates ja selle osakaal, nagu ka Margus juba ennem ütles, on üsna suur. Me töötame veel või mis on meie osakonna nagu eripära, nii et alates 3. kursusest siis restauraatorid töötavad nagu liitgrupina, kus siis on 3. ja 4.
kursus osades ainetes koos. Mis on veel meie osakonnas võib-olla üks eripärane aine on ka see, et me õpetame natukene paberi konserveerimist seoses sellega, et interjööri nagu ajaloolise interjööri koosseisu kuuluvad ka tapeedid, nii et sellega kaasnevalt siis natukene puudutame ka seda valdkonda. Ja teoreetiliste ainetena me käsitleme interjööri maalingute ajalugu ning teeme ka selliseid natukene nagu kujundusprojekte, et te saaksite aimu sellest, kuidas peaks nagu üks konservaator suhtuma siis interjööri tervikusse. Interjöörid on alati nagu nii-öelda kasutusel olevad ruumid või keskkonnad. Need ei ole nagu maalid, või mingid muud artefaktid, mis võivad minna lihtsalt nagu hoiule kuhugi muuseumisse, vaid meie peame pidevalt arvestama sellega, et need ruumid ja see keskkond jääb nagu aktiivsesse kasutusse. Teostame ka seinaviimistlusuuringuid, mis on üks väga põnev osa selles protsessis. Ja see tähendab ka, et kõiki nii-öelda muinsuskaitses ette nähtud dokumentatsiooni koostame või õpime nende dokumentatsioonide koostamist. Ja võib-olla, mis jäi Margusel ka nimetamata, aga mis oli kirjas sellel esimesel slaidil, on see, et konservaatorid siis peale lõpetamist saavad 6. esmase kutse. Nii et kooli lõpetades saate kutsetunnistuse. Ja nüüd üks üsna hiljutine muudatus on ka see, et tegelikult te saate hakata kohe nagu ka taotlema päris kutset 6. või siis ka 7., 8. No need juba sõltuvad, kas seal peab olema teil kindlasti kas magistrikraad või siis ka olulisel määral nagu töökogemust. Aga 6. võite te hakata ka üsna varsti peale lõpetamist taotlema, nii et seal kaotati ära see 4 aasta töökohustus. Niisugused uudised selles valdkonnas. Nii et teoreetilised ained, et teeme üsna niisugust põnevat laboritööd ka, mida juhendab Kurmo Konsa. Uurime mikroskoobiga mikrolihve ja palju muudki, nii et õppimises selliseid põnevaid momente kindlasti on. Aga kui ma nüüd midagi jätsin rääkimata, siis palun veel küsige julgesti. Kui kellelgi kohe otse küsimusi ei ole, siis ma tahaks hea meelega, et meil on siin 2 osakonna üliõpilasega kokku lepitud, et nemad ka paar sõna ütlevad, kas näiteks Miia võib-olla, kui sa oled siin olemas, räägiksid paar sõna enda sisseastumisest ja senisest kogemusest selle kooliga. Ja, tere, võin rääkida küll. Ma üritan ennast siin. Kas mind on kuulda? Jah. Okay. Sisseastumiskohalt ma ütleks niimoodi, et minul ei olnud mitte mingit nii-öelda, ma olen varem kuskil kunstikoolis käinud ja üldsegi mul on nagu väga õrna aimugi kunstist, et ma olin aasta aega umbes üksinda kodus maalinud natukene, harjutanud, aga ma hirmsasti tahtsin sinna maaliosakonda sisse saada. Ja siis ma läksin sinna katsetele, siis seal oli portree joonistamine, mis minu jaoks oli mega raske, sest ma ei olnud kunagi varem realistlikult joonistanud. Ja siis ma mõtlesin, et okei. Ja tegin nii-öelda enda stiilis maalimisega, natüürmordi maalimine samamoodi. Et ma ei tea, miks, aga ma võtsin kaasa
oma süklili akrüülvärvid on ju, üks oli hõbedane ja teine oli lilla ehk siis ja siis noh, mõned värvid veel. Kas praegu katkes ühendus ära, aga mina vähemalt ei kuule teda praegu. Tundub jah. Kas mind on nüüd kuulda? Ja, nüüd oli kuulda, ja. Okei, ma ei tea, ma üksinda rääkisin päris pikalt. Kas te kuulsite üldse mind või? Me kuulsime mingi ajani, ütleme viimased 20 sekundit ei kuulnud. Okei, huvitav. Et sa võtsid kaasa hõbedase värvi oli see, mis mina viimasena kuulsin. Okei, no ühesõnaga ja siis ühesõnaga ma olin nagu suhteliselt sihuke, et ma ei saagi nüüd see sisse ja muretsesin hullult ja siis tuli see motivatsioonieksam. Nii ja siis ma tuupisin kõik kunstnike nimed pähe ja mingi hullult lugesin raamatuid ja siis lõpuks läksin sinna motivatsiooni vestlusele kohale ja siis küsiti mu käest, et noh, mis sulle siis teha meeldib ala. Et ma ei tea, kuidagi see eksamid ja kõik see alati hirmutab kõiki minu arust ja kõik arvavad, et sa peadki juba kõike teadma ja sa nagu pead olema akadeemiline, aga minu arust, kui sa tahad nagu kõigepealt üldse tulla õppima, siis sa pead näitama seda, et mis sinu stiil on või nagu kuidas sa tahad areneda. Et kui võrrelda näiteks neid maale, mis mina enne Pallasesse minekut tegin, ehk siis see aastane aeg, kui ma nagu üldsegi hakkasin maalima ja võrreldes nüüd, siis see on nagu väga-väga hüppeline või nagu väga suur hüpe on toimunud arengus. Jah, ja ma ei teagi, mis ma veel rääkida võiks. Ja, kuule, aga ma isegi peaaegu ütleks sulle aitäh selle väikese nii-öelda vaatenurga avaldamise eest, et kellaaeg tõttab nii kiiresti edasi, et ma ütlengi sulle aitäh ja võib-olla ma palun, et äkki Agate, kui ta nüüd ka siin on, lisab enda poolt paar sõna. Oled sa Agate kuuldel? Jaa, nii, ma korraks siin enne juba vilksasin vist. Noh, kas te kuulete mind kõigepealt? Ja, kuuleme. Et minul oli see põhi võib-olla natukene rohkem all, kui nüüd Miia rääkis, et tema no ühesõnaga mina tulin lastekunstikoolist ja võib-olla nagu ka sealt tuli mul üldse see tahtmine õppima tulla siia. Tegelikult ma ei teadnud üldse, mis osakonda ma tahan tulla alguses, aga kuidagi loomulikul teel see nii läks, et ma ikkagi valisin maalingute restaureerimise ja ma ei ole pidanud seda kahetsema. Et ja ma ka ei tea, mis ma veel rääkida võiks. No ma küsin su käest niimoodi, et kas sa tunned, et nüüd, kui sa oled kooli nii-öelda lõpusirgel, et kui kindlalt või ebakindlalt sa tunned ennast, kui sa nüüd hakkad siit koolist välja minema ja millised on sinu edasised plaanid, kas see kool on toetanud sinu niisugust mõtlemist selles osas, et mida üldse edasi teha või milleks sa oled võimeline? Jaa, on küll ikka, et minu edasine plaan ilmselt on ikkagi kas siis minna EKA-sse edasi või tegelikult ma olen mõtlenud ka välismaiste kohtade peale, aga noh, see ei ole veel kindel, aga ma kavatsen edasi õppida. Seda kindlasti. Nüüd võib-olla siuke, mis minu puhul oli see, et vahepeal kodus matt ära, mis ma arvan juhtub, no ma ei ole ainus. Aga kui sul ikkagi on endal see piisav tahe ja huvi, siis ärge muretsege, see tuleb tagasi. Et meil on koolis õnneks piisavalt palju praktikat, kus
kus ütleme, sa saad nagu selle aimduse kätte, et kas sa tahad sellega edasi tegeleda või ei taha. Et minul läks õnneks ja mina leidsin oma motivatsiooni tagasi ja ilmselt ka jätkan sama päeva. Kas sina oled ju käinud ka mujal maailmas nii-öelda Erasmusega või? Mina Erasmusega ei ole käinud. Sina ei ole käinud? Mina sain väikse EKA kogemuse. Tegelikult minu tee alguses oligi üldse see, et ma kõigepealt olin sutike aega, olin EKAs ja ma ei oska öelda, mis see on, aga miski ikkagi kutsus tagasi kollasesse ja ma võtsin siit paberid välja ja tulin siia uuesti. Et midagi siiski on, kas lihtsalt need õppejõud ja üldse kogu see kooli pere on lihtsalt väga vahva ja tore ja toetav. See on ka tudengid omavahel toetavad üksteist ja see on väga vahva. Ja, kuule, aga aitäh sulle ka, sest tõesti ma vaatan, et meile antud tunnikene kipub täis saama, et aitäh. Ja, aitäh. Ja. Nii, ma nüüd omalt poolt lisaks veel seda, et esiteks muidugi, kui kellelgi on praegu kohe küsimusi, et olge hääd, küsige, saate kiiresti ja otse vastused. Ja kui kellelgi kohe küsimusi ei tule, siis võib-olla lisakski nii palju, et koolist käiakse ja on soovitatav ja igati soositav, et kui on soovi vähegi ennast täiendada kuskil mujal, siis Erasmuse kaudu on päris paljud tudengid käinud välismaal õppimas semestri jagu ja võib-olla teisegi ja ka pärast kooli lõpetamist on võimalik veel minna eraldi Erasmusega siis ennast täiendama. Nii et need võimalused on olemas ja neid kasutatakse päris aktiivselt, et see koroonaaeg on siin natuke võib-olla rappinud seda käimist, aga noh, küll see läheb ju üle. Ma nägin, et siia tuli praegu, Pille vist vastas juba ära sellele küsimusele siin. Pille, Heli, kas on midagi veel, mida me tahaks kindlasti rõhutada? See materjalide tõesti siin on üks küsimus, et palju kulutab õpilane raha. Pille siin vist vastab, et ega me ei oska öelda, et palju täpselt kulub raha materjalide peale, sest üldiselt me oleme teatud määral ikkagi ka toetanud materjalidega, aga muidugi värvivalikus ja selles ikka sõltub nüüd ka, et mida nagu õpilane ise eelistab, et see on muidugi väga hea, kui saab materjale juurde osta. Et Pille ütleb küll, et materjal saab osakonnast, jah, ma ei tea hetke seisuga. Kui see on nii, siis on tore. Ja, no vaatan, et 5 minutit on veel aega meil, et mina ise ütleks niimoodi, et kui sisseastujal on ikkagi tõesti huvi selle vastu, et ta tahaks, ma ei tea, ütleme siis maalijaks saada, siis minu meelest selle aja jooksul, selle 4 aasta jooksul siin koolis on tal kõik võimalused, et katsetada erinevaid materjale, tehnikaid, saada minu meelest väga hää ülevaade kunstiajaloost, puutuda natuke kokku pedagoogikaga, õppida ennast esitlema, tutvuda mõnegi arvutiprogrammiga, mis selle eriala juures kasuks tuleb. See kehtib ka muidugi restaureerimise poole peale ja ega ei ole, ütleme nii-öelda, ei ole loomulik võib-olla see, et keegi kohe 4 aasta pärast on valmis kunstnik, aga eeldus on see, et selle aja jooksul ikkagi saadakse põhi alla, tekib mingisugune arusaam oma võimetest, sellest, kuhu edasi minna, mida edasi teha, kas minna magistriõppesse, minna veel kord välismaale, siis mida tahaks öelda kindlasti on see, et väga paljud lõpetajad on hakanud tegelema ka kohe oma firmadega
ja selle teadmise baasilt, mis nad siit koolist on saanud, on nad endale leidnud rakenduse ja saanud elus nii-öelda majanduslikult hakkama ja leidnud oma tee, mida nad siis saavad teha nende teadmistega, mis siit koolist kaasa on tulnud. Ja restaureerimise poole pealt võiks öelda, et minu meelest on see väga põnev, kui sa saad ikkagi käia juhendajatega koos tõesti vaatamas niisugusi vanu ajaloolisi hooneid seestpoolt, minna kraapida ära need niisugused koledad hilisemad nõukogudeaegsed värvikihid, sealt alt tulevad välja põnevad seinakaunistused, seinamaalingud ja nad uuesti elule äratada, nad nii-öelda välja päästa ja konserveerida, et nad oleks siis uuesti näha. Ja ma arvan, et üks oluline asi, mis ma tahaks öelda, on see, et ma väga loodan, et üliõpilased on saanud ja saavad ka tulevikus selle mingisuguse tervikpildi mingisugusest, kuidas öelda, nimetame seda siis kultuuri maastikuks, et mis ained, millega seostuvad, mis asi ajalooliselt, kus oli, mida ta tähendas, millega ta seotud oli, mis sealt edasi arenes. Ja muidugi võib-olla siis lisaks, mis on nüüd praegu küll kahjuks selle pandeemiaga ära jäänud, aga on need vaatluspraktika nime all tegelikult toimuvad reisid, kus on käidud Peterburis ja Veneetsias ja see niisugune ühine käimine ja ühises, ka koolis ühistes ruumides viibimine, kursused läbisegi, et kes ikkagi tahab, tal on võimalus maalida minu meelest poole ööni ja need variandid, et sa saad areneda selles koolis, on igatahes kooli poolt küll igati välja pakutud ja soositud. Nii et see väga palju sõltub teie enda motivatsioonist ja pole muidugi ime, kui 4 aasta jooksul mingi motivatsioonikriis tuleb, aga ma arvan, et see on loomulik ja meie toetame igati, et sellest üle saada. Ma ei tea, Pill, Eili, kas tahate veel midagi lisada? Nii, ja sa rääkisid kõik ära. Ma ei oskagi midagi lisada. Tulge siia, oma silm on kuningas. Ma arvan, et järgmine sügis on juba nagu viirus ka kuidagi väiksem kui praegu. Ehkki ta on juba niikuinii hästi väike, keegi teda ei näe. Aga tasub tulla õppima, kui te tahate kunstiga tegeleda või tasub tulla, kui te tahate olla selline kannatlik vana kultuuripärandi taastaja. Mõlemas on väga suured võimalused sellel alal väga heaks saada ja edasiõppimisvõimalused, nagu Margus juba rõhutas, on magistrikraadi omandamisega võimalikud ükskõik kas Eestis, välismaal. Et te saate hea tugeva praktilise tausta siit ja võib-olla väga palju häid mõtteid. Minu poolt vist on küll praegu kõik, kui keegi midagi eraldi ei küsi. Ja, aga sel juhul ma ütleks meie osakonna poolt praegu aitäh osalemast ja kui kellelgi nüüd jäi see meie tund aega nii-öelda vaatamata, siis on ta salvestusena üleval ja vaadake teda üle ja kerige ja käige koduleheküljel, vaadake sealt siis informatsiooni ja pange tähele, millal on eksamite ajad ja mis ajaks midagi teha tuleb. Ja ärge muidugi kartke seda eksamit, et ehke osalege julgelt ja tuleb siis see, mis tuleb. Nii et jõudu teile ja kõike head. Jah, 18. mai võite ka veel tulla meiega uuesti vestlema. Ja ma ütleks seda ka veel juurde, et kui kellelgi on näiteks mingi maaliosakonna õpilasele küsimusi, siis te võite mulle eraldi kirjutada näiteks. Väga hea, väga hea. Et võin oma mingi Instagrami või Facebooki siia chati panna, et kui teil on mingid küsimusi. Ja, ole hea, pane. Suurepärane. Aitäh kõigile osalejatele ja ilusat kevadet. Aitäh ja olge julged sisse astuma.
okei. Nägemist.